Alguses tuli väikene vihm, mis tegi raja selliselt mõnusaks ja praegult vaikselt kuivab, ei tolma ja väga mugav ja mõnus on sõita. Ja väikene muda efekt on ainult kirst tordile. Nüüd on juba päris head pärast vihma. Muidu oli päris õudne. Poorika lõksime ära, siis oli üldse mitte midagi näinud sõita. Selle lappisime vahepeal. Mida oleks võinud paremini teha? Paremini või? Ratast paremini ette valmistada. Ise ka oleks võinud harjutada rohkem. Pole väga sõitnud. Ma ütlen, paar aastat pole sõitnud. Kellega paari sõidad? Mu vana klassivend, Andris. Mina, jah. Me sõidame number 80, ainuke retroklassi võrd. Alguses tundus väga roosiline, kuni vihma sadama hakkas, et siis me pidime kahjuks oma eilsed seadistused kõik tagasi muutma ja suurema hammaka panema ja nüüd sõidab nagu kulda. Alguses tundus täiesti õudukas, aga mida aeg edasi, seda paremaks läheb. Õnneks ei saja. Super. See on hull värk tegelikult. Me alati mõtleme, kas me üldse tuleme rajale, sellepärast et topime oma ninas ja meeste asjadest. Aga tegelikult on lahe ja me püüame sõita niimoodi, et mehed meist mööda saavad ilusti. Täällä Eestis käyn soittamassa. Meillä Suomessa ei ole. Eesti vörrikulttuuri on niin hea. Meillä pole Suomessa sellaista kulttuuri. Minun mielestä se Eesti vörri. Esimene koht ei ole, aga kiirem ringiaeg. Kiirem ringiaeg, tehnikasport, minu poeg, mina olen isa. Sa seda tead, sina isa. Ei noh, tšau. Kuidas siis tänane sõit läks? No mina võin rääkida, et päris hästi. Ütleme niimoodi, et need tehnilised probleemid kui välja. Aga jaa, algus ei olnud just kõige soravam, aga lõppude lõpuks siis, kui vihm järgi jäi ja õige rehvi setup sai ja mitu mootorit sai läbi käidud, siis hakkas päris hästi kõik kulgema. Ja kui me algame ikkagi sellest pihta, kas see kump oli enne muna või kana, mina olin enne ja tema minu kuulus poeg. Nii on ju. Sõit läks väga hästi, arvestades seda, et siin on kaks meest, eks ju, kes sõidavad põhimõtteliselt esimest korda, aga emotsioonid on laes, tunne on hea ja kindlasti tuleme veel. Täpselt sealt ringi lubamise juures see mõnus kurb pärast seda hüpet ja siis kohe kurvi. Näiteks see oli mu lemmik. Kusjuures ta ütleb, et see on tema lemmik, mulle meeldis kõige vähem. Sest läksid sinna, me sõitsime originaaliga ja siis seal oli süük, et kõik seest nagu liikus ja vaatis kohti ja... Aga radu oli muidu hea. No, teeb kohe meele rõõmsaks.